tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, mis juhtub ajuga siis, kui magame liiga vähe. Aga oletame, et nädala sees jääbki und väheks. Esmaspäevast reedeni ärkad vara, õhtul lähed liiga hilja magama ja reedeks tunned, et oled täiesti läbi. Siis tuleb nädalavahetus ja lõpuks ei pea äratuskella panema. Magad laupäeval 10-ni, võib-olla isegi lõunani. Ja siin tekib üsna loogiline küsimus. Kas nii saab nädala jooksul kaotatud und lihtsalt tagasi magada? Kas paar pikemat ööd nädalavahetusel taastavad selle, mis nädala sees puudu jäi? Ja kui nädalavahetusel kauem magamine aitab, siis miks räägitakse samal ajal sellest, et unerütm peaks olema võimalikult regulaarne? Täna proovimegi sellele küsimusele vastuse leida. Kõigepealt üks oluline mõte. Kui magad mõnda aega vähem, kui sinu keha vajab, suureneb vajadus une järele. Seda me teame, sellest me oleme juba rääkinud eelmistes videodes. Pärast mitut lühikest ööd võid olla unisem. Sul võib olla raskem keskenduda ja nädalavahetusel tekib loomulik soov kauem magada. Ja pikem uni võib tõesti aidata. Kui saad pärast vähese unega perioodi rohkem magada, võib unisus väheneda ja osa vähese une mõjudest võib leeveneda. Selles mõttes ei ole nädalavahetusel kauem magamine mõttetu. Kui oled väsinud ja sul on võimalus rohkem magada, saab keha seda lisaund kasutada. Aga siin tuleb üks oluline aga. Unepuuduse tagasitegemine ei tööta nagu võla tasumine. Kui oled nädala jooksul näiteks 5 tundi vähem maganud, ei saa me kindlalt öelda, et 5 lisatundi nädalavahetusel taastuvad kõik täpselt endiseks. Uni ja unepuudusest taastumine on natukene keerulisem protsess. Uuringud näitavad, et pikem taastumisuni võib parandada enesetunnet ja mõningaid unepuudusest mõjutatud funktsioone. Aga kõik mõjud ei pruugi taastuda sama kiiresti. See sõltub sellest, kui palju und on puudu jäänud, kui kaua vähene uni on kestnud ja kui palju aega taastumiseks jääb. Seega on lühike vastus selline. Nädalavahetusel kauem magamine võib aidata, aga see ei pruugi täielikult korvata regulaarselt vähest und. Mõtle sellest nii. Kui magad ühe öö liiga vähe ja järgmisel ööl saad korralikult välja magada, on olukord üks. Kui aga magad esmaspäevast reedeni igal ööl liiga vähe ja siis loodad igal nädalavahetusel kõik tasa teha, on olukord hoopis teine. Sellisel juhul kordub sama muster iga nädal. Nädala sees koguneb unepuudus, nädalavahetusel magad kauem ja esmaspäeval algab kõik uuesti. Probleem ei ole selles, et nädalavahetusel kauem magamine oleks iseenesest halb. Probleem on pigem selles, et 2 pikemat ööd ei pruugi lahendada põhjust, miks nädala sees pidevalt liiga vähe magad. Seetõttu tasub vaadata kogu nädala unemustrit, mitte ainult seda, kui kaua sa laupäeval ja pühapäeval magad. Siin tekib aga veel üks küsimus. Kui nädalavahetusel kauem magada, kas siis võiks lihtsalt lõunani magada? Ka siin ei ole vastus päris mustvalge. Kui oled nädala sees vähe maganud, on täiesti loomulik, et keha tahab vabal päeval kauem magada. Aga väga suur erinevus koolipäevade ja vabapäevade unerütmi vahel võib nihutada ka sinu magamineku ja ärkamise aega. Näiteks ärkad nädala sees kell 7. Nädalavahetusel magad aga lõunani. Laupäeva õhtul ei pruugi sa tavalisel ajal veel unine olla ja lähed hiljem magama. Pühapäeval kordub sama. Ja siis tuleb esmaspäev, kui pead jälle kell 7 ärkama. Nii võib nädalavahetuse ja koolipäevade vahel tekkida suur erinevus unerütmis. Seda nähtust nimetatakse mõnikord sotsiaalseks ajavahesündroomiks ehk social jet lag'iks. Mõte on selles, et sinu bioloogiline unerütm ja ühiskonna nõutud ajakava ei lange omavahel hästi kokku. Natuke nagu ajavööndite vahel reisides. Ainult et sina ei lennanud kuhugile. Sinu magamineku ja ärkamise aeg muutus lihtsalt nädalavahetusel mitu tundi. Noorte puhul on see eriti oluline, sest nagu rääkisime esimeses unevideos, kipub teismeeas sisemine unerütm niigi hilisemaks nihkuma. Kui nädalavahetusel nihkub unerütm veel mitu tundi hilisemaks, võib pühapäeva õhtul olla raskem õigel ajal magama jääda. Ja esmaspäeva hommikul tuleb jälle vara ärgata. Seega võib väga suur erinevus nädala ja nädalavahetuse vahel muuta uue nädala alguse raskemaks. See võib tekitada tunde, et siin on 2 vastuolulist soovitust. Ühelt poolt öeldakse, et kui oled väsinud, peaksid rohkem magama. Teiselt poolt öeldakse, et unerütm peaks olema regulaarne. Kumb siis õige on? Tegelikult võivad mõlemad olla õiged.
kui sul on und puudu, võib lisauinak või pikem uni aidata osa sellest puudujäägist leevendada. samas ei ole ideaalne lahendus see, kui magad kogu nädala liiga vähe ja nihutad iga nädalavahetusel oma unerütmi mitu tundi edasi. parem eesmärk on see, et piisav uni oleks võimalikult suur osa sinu tavalisest nädalast, mitte midagi, mida üritad 2 vaba päevaga päästa. Ja siin on oluline ka teaduse suhtes aus olla. nädalavahetuse järelmagamise mõju kohta ei ole kõik uuringu tulemused täiesti ühesugused. mõnes uuringus on mõõdukad nädalavahetusel lisaund seostatud paremate tervisenäitajatega, eriti inimestel, kes magavad nädala sees vähe. teised uuringud näitavad, et nädalavahetuse taastumishuni ei pruugi täielikult taastuda kõiki korduva unepuuduse mõjusid. seetõttu ei saa öelda, et nädalavahetusel kauem magamine on alati halb. samuti ei saa öelda, et see lahendab täielikult nädala sees kogunenud unepuuduse. kõige kindlam järeldus on lihtsam. kui sul on võimalik pärast lühikest öid rohkem magada, võib sellest olla kasu. aga regulaarselt piisavat und ei tasu asendada plaaniga kogu puudujääk nädalavahetusel tasa teha. mida selle teadmisega siis praktiliselt teha? kõigepealt vaata oma und terve nädala jooksul. kui magad iga nädalavahetusel mitu tundi kauem kui kooli või tööpäevadel, võib see olla märk sellest, et nädala sees jääb sul und puudu. sellisel juhul ei tasu keskenduda ainult küsimusele, kui kaua nädalavahetusel magada. tasub küsida, kas nädala sees oleks võimalik une jaoks rohkem aega leida. isegi väike muutus võib olla realistlikum kui kogu päevakava korraga ümbertegemine. näiteks kui saad mõnel õhtul minna veidi varem magama või vähendada tegevusi, mis lükkavad magamaminekut pidevalt edasi, võib nädala jooksul kogunev unepuudus olla väiksem. eesmärk ei ole ideaalne unerütm. eesmärk on vähendada olukorda, kus kogu nädal põhineb vähesel unel ja nädalavahetus peab seda pidevalt parandama. teiseks, kui oled tõesti väsinud ja sul on võimalus vabal päeval kauem magada, ei pea sa ennast selle pärast halvasti tundma. pikem uni võib olla keha loomulik reaktsioon sellele, et eelnevatel päevadel on und väheks jäänud. aga tasub jälgida, kui suureks muutub erinevus sinu nädala ja nädalavahetuse unerütmi vahel. kui ärkad nädala sees väga vara, aga nädalavahetusel mitu tundi hiljem, võib pühapäeva õhtul tavapärasel ajal uinumine olla raskem. seetõttu võib võimaluse korral aidata see, kui magamamineku ja ärkamisaeg ei kõigu nädalapäevade vahel väga järsult. mõte ei ole selles, et peaksid laupäeval tingimata sama vara ärkama kui koolipäeval. pigem selles, et võimalikult regulaarne unerütm aitab vältida suuri kõikumisi ühest päevast teise. kui kogu jutt nüüd kokku võtta, siis vastus küsimusele, kas nädalavahetusel saab unepuudust tagasi teha, on mingil määral küll. pikem uni võib aidata vähendada unisust ja toetada taastumist pärast vähese unega perioodi. aga nädalavahetusel lisaund ei tasu mõelda kui täielikku nullimist, mis kustutab automaatselt terve nädala vähese une mõjud. kui vajad iga nädalavahetusel väga palju lisaund, võib kõige olulisem küsimus olla hoopis see, miks nädala sees on nii suur unepuudus? sest pikemas plaanis on parem anda kehale piisavalt võimalust magada regulaarselt, mitte loota ainult sellele, et nädalavahetus kõik korda teeb. aitäh, et vaatasid! nädalavahetusel kauem magamine võib pärast vähese unega nädalat aitada sul taastuda. aga see ei tähenda, et 2 pikka ööd korvavad alati täielikult 5 liiga lühikest ööd. samal ajal võib väga suur erinevus nädala ja nädalavahetuse unerütmi vahel muuta esmaspäevase ülemineku jälle raskemaks. kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. nädalavahetuse lisaund võib vaadata kui võimalust taastumist toetada, mitte kui asendust regulaarsele piisavalt unele. aga isegi siis, kui jätad une jaoks piisavalt aega, võib üks asi seda aega märkamatult edasi lükata. telefon. kui suur probleem on tegelikult õhtul voodis telefoni kasutamine? ja kas see probleem on ainult ekraani sinises valguses või milleski enamas? sellest räägime juba järgmises videos. vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.